Tere, head kuulajad, tere tulemast järjekordsesse Pearaadio episoodi. Minu nimi on Anna-Leena Koršets ja täna oleme siin, et rääkida natuke lähemalt vaimsest tervisest ja loovusest. Aga ma ei ole siin üksi, minuga siin koos on ka Inger. Tere! Paar päeva tagasi või lausa juba peaaegu nädal aega tagasi ilmus sul esimene eestikeelne täispikk album. Kas sa oled jõudnud ka tähistada? Jaa, issand, nii äge tegelikult. Nüüd see on juba kuskil nädal aega möödas sellest kõigest. Ja ma jõudsin küll sama päeva õhtul tegelikult tähistada. Aga ma olen selles protsessis nii kaua olnud, et mul on need väikseid tähistamisi on olnud siin ikkagi üsna palju. Et siis kui esimene võib-olla see produktsioon sai valmis, siis tähistasime natukene, siis kui esimesed masterid said valmis, ehk siis põhimõtteliselt laulutööd siis juba valmis, siis natuke tähistasime, et tegelikult on hea igat väikest asja tähistada. Mul on selline tunne, et me teeme seda suht vähe. Ma ise olen ka enda puhul täheldanud varasemalt, et annad ühe laulu välja ja siis juba jooksid järgmist laulu tegema. Et tegelikult on tore tähistada natukene. Kuna mina hariduselt olen psühholoog, et siis võib-olla see oligi natuke siuke suunatud küsimus ka, et kohe sõid mu siuksest konksust aru, aga täpselt see, et kui tegelikult mul nii hea meel kuulda, et sa ütled, et nii väikeseid kui ka suuri etappe selles on tähistatud, et siis see hea enesetunne saab ju veel kauem kesta. No täpselt. Aga niimoodi sinu varasemalt loomingut kuulates ja praegust uut albumit kuulates, mul on siuke tunne, et ta on tiba siuksem kuidagi kas intiimsem või kuidagi, et sa oled see natuke haavatavam, et kui raske on olla haavatav oma loomingus? No kui sa tõid välja, et võib-olla varasemalt ma ei ole loomingu nii haavatav, siis tegelikult seal on ka oma tõde sees, et ma tunnen, et ma olengi vist varasemalt natukene hoidnud seda osa endas veel sees. Eks ikka on see raske näidata inimestele seda haavatavamat külge. Et mingil määral ma tunnen, et ma ei ole ainuke võib-olla, kes seda tunneb või täheldab, et me ikkagi tahame näida natuke tugevamana, kui me seesmiselt oleme. Ja siis sa ka oma loomingus võib-olla tood seda rohkem välja. Aga tead, see 2 aastat, mis ma tegin seda albumit, ma kuidagi jõudsin ka endas järelduseni või ma kuidagi jõudsin endas kuskile kohta, kus ma sain aru, et tegelikult muusika, mida ma tahan teha, tuleb täielikult minu enda seest. Et see, mis ma varasemalt olen teinud, see ei ole kindlasti vale, see ongi olnud tol hetkel või ajal muusika, mida ma olen kuidagi siis tahtnud teha. Aga see nüüd värske looming albumil kuidagi ilmestab kindlasti seda, kust ma tulen inimesena ja kuhu ma olen jõudnud. Et me kõik, ma usun sellest, et me kõik tuleme siia ellu, et õppida, areneda, kasvada, kogeda, saada mingid õppetunde ja tulebki need justkui teekonnad läbida. Ja see album tegelikult räägibki sellest justkui minu elust, siis sellest mingist teekonnast ja ma ütleks võib-olla siis, et armastuse teekonnast, et milline see on mul olnud. Väga äge on seda kuidagi tagasi vaadata või reflektsiooni kuulata. Et meenub kohe sellega seoses, et ega see ju täpselt nii ongi, et me peame mingid vigu tegema ja nende vigade juures, mitte et see oleks varasem loom kindlasti viga, absoluutselt mitte seda, et kindlasti mitte seda, aga kuidagi õppima nendest kohtadest ja laskma ka endal areneda, et võib-olla see on see õppetund, et see on kuidagi kihvt kuulata seda tagantjärele. Jaa, no ma kuidagi tunnen ka, et iga inimene jõuab nendesse arusaamadesse väga erinevalt ja mõned inimesed ei jõuagi. Et see on paratamatus, et ma arvan, et see oleneb sellest, kui palju sa oled valmis ärkama enda sees üles selles osas, et miks ma siin olen või mis see eesmärk on inimesena siin elus. Et see kõik on hästi sügavmõtteline, aga ma olen tegelikult terve oma elu olnud suhteliselt sügavmõtteline inimene, päris ka introvertne. Ma olen õppinud lihtsalt olema rohkem ekstravertne ja inimeste inimene.
et aga ma olen nagu saanud juba päris pisikesest saadik nagu mõtiskleda neid sügavaid mõtteid või aru saada, et miks ma siin olen, mis ülesanne on, mis on need õppetunnid, mida ma pean läbima. Ja kuidagi võib-olla nautima seda protsessi, sest et ma kuidagi varasemalt ma arvan, et on natukene olnud kinni selles, et miks minuga nii juhtus või miks selline sündmus pidi mul ellu tulema ja edasi. Et ma olen keskendunud võib-olla sellele võib-olla negatiivsetele ja kurbadele hetkedele ja mitte sellele, et tegelikult see elu on lihtsalt protsess ja see viib sind kuskile, kuhu sa pead lõpuks jõudma. Ja nüüd, kui ma olen nagu saanud aru sellest, siis elu vaadata on nagu palju toredam. See on üks asi, mis alati nõustamisel ja sessioonidel tuleb ka ilmsiks, on see, et seda negatiivse märkamist, et seda meie aju oskab meeletult hästi. Igas olukorras. Seda ei pea treenima, see on juba nagu super luksoskus, mis meil on olemas ja kuigi see on vahest nii paganama tüütu, siis see on see, mis on meid elus hoidnud. Et see positiivse märkamine täpselt nende sügavate küsimuste on kindlasti nii äge nõuanne ja oskus, mida saab siit juba niimoodi noppida. Aga jätkates suurte ja sügavate küsimustega, et täna tõesti me proovime siis keskenduda loovusele ja vaimsele tervisele. Ja ma alustan sellest kohast, kus paljud teadlased alustavad ka. Ja see on defineerimine. Kui sa peaksid oma sõnadega, ma tõesti ei otsisin õiget või valet vastust, et mis sinu jaoks on loovus, siis mis su siuke kõhutunne mõtted, kuhu sind viivad? Sõna loovus tähendab minu jaoks peamiselt muusikat. Ka seda, et ma suudan oma mõtetega genereerida midagi uut, midagi põnevat. Ja kuidagi lasta oma fantaasial lennata. Ma tunnen, et kuidagi see on minu jaoks see loovus. Et just eriti see mingi muusika ja siuke, ma ei tea, vahel ka õhtuti maalimine. See, et ma lihtsalt lasen oma mõttel kuidagi lennata ja see, mis tuleb, see tuleb. Meil tundub, et sa oled nagu teadlastega astud samalt jalg, ma ei tea. Väga tore. et aga see on nii äge kuulata täpselt see, et üks osa on see siuke nagu tihti, kuidas seda vaadatakse, ongi mingisugune originaalsus või uued ideed. Et aga mulle väga meeldib siuke Jaan Aru definitsioon sellele, et see on eneseteostus, enese midagi, mis on sinu sees ja teostus, et sa viid selle lõpuni. Ja et siuke vabaduse osa ka sinna juurde. Kui äge. Ja, no täielikult nõustun sellega. Kirjutad alla? Ja, kirjutan alla. Super. Aga millal sa tunned, et sa olid viimati loov? No just hiljuti. Ma tegelikult, mul see nagu loovus käib kogu aeg minu eluga hästi tihedalt kaasas. Just selles osas, et ma olen inimene, kellele lihtsalt meeldib ka nagu, kui mul on hetk, kus ma saan mõelda ja lihtsalt genereerida, siis ma lihtsalt lasengi oma mõtted ja ideed lendu ja lasengi lihtsalt mingitel uutel asjadel tulla endani. Et just minust nädal aega tagasi ka, kui see album tuli välja, siis mul tekkisid ka uued mõtted, et aga uus muusika, mida veel võiks teha? Et kuna ma olen nii selles muusikas sees, siis ma teen seda asja kirega. Ja eriti nüüd, kui see uus nii-öelda looming on ka välja tulnud, siis see paneb tegelikult mind hästi palju nagu edasi nii-öelda seda loovust kasutama või kuidagi arendama. Et nüüd on juba uued mõtted on järgmiseks muusikaks ka tekkinud, nii et loodetavasti saab juba varsti uuesti kuulda. No see on jah, et loovus paistab oled siuke natuke nagu muskel, et mida saab treenida. Ma saan aru, et kui on siuke hea meeleolu ja kuidagi siuke, ma ei teagi, et mingi eduelamus olnud, et siis ta nagu siuke positiivne lumepall, et läheb ainult edasi. No täpselt ja tegelikult see on ka mingi asi, et kui kuidagi olen nagu tundnud, et mida rohkem sellist perioodi on, kus ta muusikat või nagu ümberringi ka need inimesed, kellega sa suhtled, kuidagi ka inspireerivad teistmoodi, et siis ta loovust ongi nagu lihtsalt hästi palju või nagu tekib nagu hästi toredast hetkedest, et sa räägid lihtsalt uue inimesega ja see on,
mingi uus idee tekkis siit, väga äge. Et tegelikult ju seda saab ju igatepidi arendada ja noppida neid ideid ja et lihtsalt ongi see, et ma arvan, et oleneb inimesest, et kuidas sa nagu ise tunnetad seda hetke. Et aga noh, mul, kuna ma lihtsalt olen nii loominguga igapäevaselt nagu kokku kasvanud, siis ma tunnen, et ma nopin päris kiirelt need mingid uued ideed ja mõtted, mis on nagu ülitore. Aga seal on ka väga suur aga. Nii. Et ei tohi läbi põleda selles. täpselt nii, väga hea, et sa juba said. Et eks ta ole see, et kui teha midagi hästi kirega, et see läbipõlemise sõna on ka hästi ilmestav, et sa põledki nii eralda leevikiga. Et enne saladuskatel, enne me saime juba natuke rääkida sellest, kui olulised on tegelikult need lähedased, kes vahepeal tõmbavad sind tagasi ja ütlevad, et kuule, puhka. Tegelikult on olnud päris palju neid hetki, nagu varasemalt eriti, kus ikkagi tunnedki, et natuke hakkab asi käest ära minema, nagu just vaimselt ja füüsiliselt. Ja tegelikult on väga ju tore, kui ongi inimesed, kes näevad seda ja ütlevad, et kuule, nüüd on vaja võtta see puhkehetk. Et aga tegelikult nüüd, kui see album tuli, oli mul ka ikkagi, see on kiire periood, see võtab väga palju energiat. Eriti, kui sa teedki mingi südameprojekti, mis oledki, koosnebki sinust põhimõtteliselt. Et siis ma võtsin ka nädalavahetusel täiesti puhkamist, siis ma sain aru, et ma ei suuda sama energiaga panna lihtsalt edasi muidu. Et ma ei ole nagu elus päriselt läbi põlenud. Mul on hea meel, et mul on nagu see, eriti need inimesed, sõbrad, aga et mul on ka nüüd tekkinud see teadlikkus, et ma tunnetan ise ära. Millal hakkab nagu asi käest ära minema. Et see natukene kindlasti tuleneb ka sellest, et ma olen hästi palju iseendaga tööd teinud just vaimselt ja aru saanud ka, et mis hetked on see, et nüüd sul tekib see olukord, kus sa kas shut down'id või sa reaalselt nüüd istud maa ja puhkad mõne hetkegi. Et jah, üks asi on see, teine asi on see, et ma loodan, et igal inimesel on mingid inimesed juures, kes, kui sa ise ei saa aru ja ei mõista, et siis nad saavad öelda sulle. Ja mul tuleb siin kohe meelde siuke paralleel spordist ja ma arvan, see on sulle ka tuttav, et spordis tundub see kuidagi nii loomulik, et kui on pingutus, siis peale seda peab tulema puhkus, seepärast, et ainult siis, eks sa seda areneda tegelikult selle puhkuse ajal. Et aga võib-olla tööasjades ei tundu niimoodi, et see puhkus on nagu kuidagi, ma ei teagi, siuke viivitus või nüüd ei saa asju teha. Ja eriti ma tunnen ka, et ma olen vaata spordivaldkonnaga nagu olnud nii tugevalt olen seal sees olnud ja ma saangi nagu öelda, et seal on täpselt see puhkusperiood, seal on see tööperiood, aga muusikas ja loomingu valdkondades nagu ma tunnen, et sellest loomeinimesed ongi kohati natukene nagu tõmbavad ennast nagu kogemata katki, sest et kui sa teed nii enda asja kirega, siis sa ei tajugi ära võib-olla ühe hetkega, et oota, nüüd on nagu pekkis, nüüd on nagu see, et ma pean tegelikult puhkama, mitte enam tööd tegema. Et ma kuidagi tunnen, et see on hästi mingi loomevaldkonnas ja kindlasti on teistes valdkondades ka, aga lihtsalt kuna ma olen nii sees selles ja ma näen neid inimesi, kunstiinimesi, siis nagu sa saad aru, et kunstiinimene on see, kes nagu töötabki ennast nagu nii ribadeks, sest et ta lihtsalt armastab seda asja nii väga teha. Aga ma panen jah kõikidele nagu südamele, et tuleb puhata. Ja, see on väga hea meenutus. Aga tavaliselt niimoodi, et kui on näiteks mingid vaimse tervise koolitused, et siis alati on 2 küsimust, mida me ära küsime. Ja see on see, et kuidas sa saad aru, et su vaimse tervisega on kõik korras ja kuidas sa saad aru, et millal sellega ei ole kõik korras. Ja see põhimõte ongi see, et teadlikkus, et tabada iseennast, sest teooriatest ma võin rääkida pikalt ja laialt, aga sellest arvatavasti ei ole kasu, kui sa ei seosta endaga ära. Nii et ega ma sind ei kuidagi jäta ka nendest välja, et kuidas sa ise tunned, et millal on su vaimse tervisega kuidagi kõik korras või kui sa tunned, et sul on hea olla, mis need märgid sinu jaoks on? No mu keha on puhanud, mul on mingi rahutunne sees, mitte selline pingestatus või stress. Ma olen palju õnnelikum ja positiivsem. Ma kindlasti suhtlen inimestega palju rahulikumalt või rahumeelsemalt. Jah,
vist rohkem niimoodi ei oska öelda. Ja ma arvan, et see ka elu nautimine on nagu aktiveerub rohkem, et sa hakkad nagu oma elus rohkem jälgima mingeid väikseid detaile, mis ja nagu ka niimoodi, et sa jälgid need või nagu, et detailid siis tulevad ka niimoodi, et no mingid väiksed asjad selles ühes päevas, aga need jäävad sulle meelde nagu positiivsena. Et sa kuidagi meenutad neid pigem kui seda, et noh, kuidas veel üleüldine päev läks, et sul jäävad need mingid pisikesed asjad meelde. Ja kuidagi tähelepanu on teravam. Just, tähelepanu on teravam, siuke fookus tekib. Ja, et see tegelikult mul siin nagu taustal ikkagi mingid teooriad meenuvad ja see on samamoodi, et öeldakse, et loovus toetab vaimset tervist ja vaimne tervis omakorda toetab loovust. Ja üks siuke hüpotees või siuke mõte selle taga ongi see, et võib-olla inimesed ka, et kes kuulavad, kui te meenutate mingid olukordi, kus ei ole olnud nii hea olla, et see tähelepanu on nagu hüperfokusseeritud sellele, mis on kehvasti. Ja kui on hea olla, et see tähelepanu suudab haarata nii palju rohkemat, et ta on nagu laiem, et see on üks siuke asi, mis on ka nagu täheldatud. Et jällegi siis on lihtsam ka loov olla, kui sa suudad ju panna palju rohkem asju tähele. Absoluutselt ja tegelikult ma nagu ise ka aru saanud, et kui mul ongi nagu siuke nagu mõnusam päev, kus ma nagu mõnusas nagu häälestuses nagu iseendaga, enda kehaga ja ma kuidagi tajun rohkem ka, mis ümberringi toimub, siis see hetk, kui sa koju jõuad õhtul ja sa saad sellest muljetada kellega, see on kõige toredam hetk. Ja siis saad aru, et tegelikult ei ole see, mida ma eile tegin, mida ma homme teen või aasta pärast teen, vaid see nagu praegune hetk, see present, see nagu see hetkes olemine. Ja minu arust see on ka üks asi, mida ma nagu täheldanud, et vähemalt minu puhul, et kui mul on nagu vaimne tervis korras, siis ma olen rohkem häälestunud nagu hetke olukorraks. Mitte selles, et ma olen nagu eilses kinni või ma mõtlen selle peale, mis ma aasta pärast teen. Sest et see tekitab ka omamoodi nagu mingit pinget, mingit stressi, et sa paned ise endale nagu need ootused, aga tegelikult muidugi me kõik paneme neid ootusi mingil määral, aga see peab olema hästi tervislikult nagu tehtud, et sa nagu et sa ei puki enda üle, et ma pean järgmine aasta olema seal, ma pean olema järgmine aasta seal või mis iganes või eile ma oleks pidanud tegema paremini midagi, et see on nagu kaks asja, kuhu võib kinni jääda, et ma kuidagi olen nagu leidnud selle hetkes olemise. Et see ühelt poolt kõlab, et seda muretsemist on vähem, aga teisalt ka siukest enesesõbralikust on rohkem või siukest. Okei, aga sinna teisele poole tulles, et kuidas sa saad aru, et su vaimse tervisega on midagi viltu või et nüüd peaks tegelikult tähele panema, kuidas sul läheb? No kindlasti ma olen täheldanud, et ma rohkem kuidagi keskendun sellele negatiivsusele või jäädki kinni kuskile, et keegi kuskil midagi ütles ja siis sa jääd selles asjas kinni. Ka võib-olla see, et sa ei keskendugi nagu rohkem ise endale, vaid nagu kõigele teistele. Ma tunnen kuidagi, et minu puhul, see ei pruugi olla negatiivsus kõikidele, aga minu puhul näiteks see, et kui ma keskendun sellele näiteks, et kuidas kellelgi läheb paremini kui mulle, see võrdlemine põhimõtteliselt. Võrdlemine ja kindlasti ka see, et sa võtadki natuke nagu enda elu nagu justkui nagu autopiloodi peal, et sa ei taju tegelikult, mis sul ümberringi toimub, vaid sa teed neid asju ja siis sa tuled koju ja sa tegelikult oled suht tühi, sest et sa ei mäleta, mida sa tegid, võib-olla need isegi ei ole sinu jaoks enam nii olulised, ehk siis tekib siuke nagu tühjuse tunne. Ja ka väga suur nagu siuke stress ja ka rahutus ja päris palju asjadele lähed närvi. Kõik mingid asjad ärritavad sind, emotsionaalsus tekib väga suur, sest et mingil hetkel ju tekib see segadus, et oota, aga ma ei saa ju aru ju, miks ma siuksed emotsioonid on ja siis tuleb ka see suurem emotsionaalsus sinna juurde. Et ma tunnen, et ma olen nagu siuke täielik nagu mess, aga ma nagu taaskord olen aru saada, et see on nagu osa protsessist, et on ka neid päevi või hetki, kus sa oledki natuke nagu seal madalamas kohas ja siis tuleb võib-olla, et nendest välja sa tuleb meenutada, kus sa oled siis, kui sa oli nagu heas kohas. Et jah, et võib-olla mitte täielikult kinni jääda.
aga need on võib-olla need mingid sellised esimesed märgid, mida ma tunnen, et kui mul on nagu halvasti või see vaimne tervis ei ole korras, et siis need kuidagi löövad välja. Ja eks sinna vahele võib ju ka jääda üks miljon erinevat staadiumit veel, et aga et kindlasti, et kui keegi või kes mind kuulab, et need on head küsimused, mida enda peas ka läbi mõelda, et kas sul on ka samamoodi, kas sul on teistmoodi, et korra niimoodi teha siuke väike check-in isendaga, reflekteerida. Ja tegelikult on nagu see, et kui sa ei oska või ei suuda veel näiteks iseennast nagu viia sinna kohta, et kuidas ma saaks ennast paremini nagu tunda või kuidas mul oleks parem. Et siis on kõige parem viis rääkida lähedastega ja sõpradega ja need, kes päriselt kuulavad sind. Et ma kuidagi olen ise ka tundnud, et kui ma ei saa sellest nagu negatiivsust või sellest nii-öelda kohast nagu välja, siis tegelikult kõige lihtsam viis ongi rääkida või kirja panna need tunded ja mõtted. Et ma olen ka pidanud päevikut kunagi, nii et see ongi nagu hästi tore, et mingid asjad aitavad tegelikult erinevates hetkedes ja samas ma tunnen, et tuleb proovida kõik asjad ära, sest et me oleme kõik nagu selles mõttes erinevad, et igale inimesele toimub nagu erinev viis. Ja kahe käe kirjutan alla sellele, et kui tundubki, et keegi praegu näiteks kuulas, mõtlesin päeviku kirjutan, et ma olen proovinud ja mul absoluutselt ei sobinud, et see on täiesti okei. Ja see on täiesti okei, sinuga ei ole midagi viga. Et neid nippe on nii tohututes kogustes, et aga et see kuidagi, et seal on nagu mingi maagia selles väljarääkimises, et tihti peale nõustamisruumis on ka juhtub siuke hetk, kus inimene räägib selle asja välja, mis ta on tegelikult väga kaua enda õlgadel kandnud ja juba sellest väljarääkimisest, et okei, et nüüd ma tean tõest ja tihti ongi siuke, no näed, et lihtsalt ongi vaja lihtsalt, et keegi oleks korra kuulaks või kas või on see mõni vihik või ma ei tea, diktofon või kaamera, et kuhu on hea ära rääkida. Okei, aga tulles jällegi, et selle loovuse poole ka rohkem, et kuidas sinu jaoks vaimne tervis ja loovus omavahel on seotud või kas nad on üldse seotud? Kindlasti on seotud. No minu puhul on lihtsalt see, et ma tegelikult aitasin iseennast välja, kui ma olin 15-aastane, läbi loovuse, läbi oma muusika, läbi selle, et mul tekkisidki mingid sellised ägedad mõtted, mis ma panin kirja ja ma hakkasin looma siis sellest muusikat. Et ma olin tiineka eas väga raskes kohas endaga. Ma kuidagi tunnen, et minnes sinna tagasi, siis ma näen, et seal on nagu siuke väike inger, kel ei olnud võib-olla nagu rääkida kellegile nendest mõtetest või tunnetest, mis ta nagu sees olid. Et ma tunnen, et muidugi mul on väga armastav pere ja nii, aga vahel on ikka see, et vaata, sa ei julge või ei oska rääkida nendest asjadest. Kindlasti mul olid väga suured nagu identiteedi küsimused ja orientatsiooni küsimused ja mul oligi nagu väga keeruline nagu mõista, mis mu sees nagu tegelikult toimub. Ja siis tuli loovus ja muusika minu ellu, kus ma tegelikult hakkasingi siis kirjutama ja hakkasingi genereerima ideid ja mõtteid ja see kuidagi viis mind nagu sellest raskest kohast välja. Et mis on nagu ülitore, et kui sa leiadki endale selle mingi asja, millega tegeleda või sul tekivad mingid sellised ägedad mõtted või ma ei tea, kas või see mingi maalimine või sa leiad mingid tegevusi, mis kuidagi rahustavad sind ja panevad sind hästi tundma, siis tegelikult see aitab nii palju, eriti nagu kui sa oled noores eas, mingi põhikoolis õpid, on ju, et ma mõistangi, ma olen ise ka aru saanud, et tol hetkel sa võib-olla ei oskagi kohati mõista, mis su sees toimub, sest sa alles nagu hakkadki avastama tervet seda nagu maailma sinu sees. Et siis ongi tegelikult ülihea, et sul on võimalus kas tegeleda mingi loomingu või loovuse või mis iganes, mis sulle nagu endale meeldib või rääkida inimestega, kui sa oskad rääkida nendest asjadest. Ja, et see on see, et ei tea seda, mida ei tea, eks, et kui on mingid
noh, et kui palju me mõtleme selle pealt, okei, et mis tunne see nüüd on, mida ma tunnen, et see ei ole tavaliselt esimene asi, mis pähe tuleb, eks, et ikka tuleb sellised muremõtted ja et see kõlab nagu see loovus on natuke olnud siuke päästerõngas ka sinu jaoks. Väga ja ma nagu hästi tänulik, sest ma arvasin kunagi, et minust ei saa kunagi lauljat ausõna. Mina arvasin, et minust saab kas tipp jalgpallur või siis ma mängin kuskil bändis trumme, sest ma olin erialalt lihtsalt õppisin trumme. Et ma selles mõttes olen tegelenud väga paljude ägedate asjadega nooremana, aga kuidagi see muusika jõudis minuni ja kindlasti inspireerisid mind teised maailma artistid. Ed Sheeran oli tol hetkel minu kõige lemmikum ja ma saingi aru, et ma tahaks ka teha midagi sellist. Vaata, kui tore tegelikult, et kui mingi asi kuskilt väljaspoolt inspireerib nii palju või nagu nii positiivselt, et see kuidagi võtab sind mingile nagu ägedale teekonnale kaasa, et sa kuidagi leiad iseennast läbi selle nagu protsessi. Mulle tundub kuidagi sind kuulates, et see nõuab kui päris palju julgust, et kui sa ütledki, et ma kunagi ei unistanudki sellest, et ma võiksin üldse laulda, et siis see kõlab, et olles seal samas kuskil proovida kujutada ette nagu sinu kingadesse end panna, et kus see julgus tuleb või kuidas seda saab toetada, kui ta alati ei ole seal? Nii hea küsimus. Ma kuidagi tunnen, et kuna ma tegelikult olin nooremana ka introvertne inimene rohkem, ehk siis ma elasin väga palju sissepoole ja mul ei olnud väga palju sõpru, siis tegelikult mind julgustaski seda kõike nagu tegema see tunne, kui ma lihtsalt kirjutasin neid sõnu paberile, ma kirjutasin need mõtted või emotsioonid välja endast. Et see oli kindlasti üks nagu siuke nagu abivahend, et ma sain need emotsioonid kuidagi välja ja ma sain need nii-öelda läbi muusikaga esitleda, aga kindlasti esimesed hetked, kui ma räägin muusikaga ka tegelikult lava peal astusin, see oli väga jube. See oli päriselt jube. Aga tead, mind julgustas see, et need inimesed, kes peale seda aplodeerisid ja tulid minu juurde, ütlesid, et issand, ma ei tea, kes sa oled, aga et sa teed nii ägedat asja, siis ma sain aru, et kõik see, mida ma olen praegu kodus enda nagu toas kuskil luku taga teinud, et see on kuidagi jõudnud inimesteni ja mu ema on mul alati öelnud, et ma olen olnud siuke hästi naerusuine laps. Ja ma olen olnud natuke siukse maailma parandaja nii-öelda mõtetega ja ma tahan kuidagi, ma olen alati selle mõttega olnud, et ma tahan, et see, mida ma teen, puudutaks inimesi. Ja ma arvan, see on nagu andnud mulle selle julguse, et ma tahan inspireerida neid inimesi olema julged, kes veel ei ole leidnud enda sees seda julgust. Et ma tahan olla see rääkija või nagu see abistaja. Et ma ise olen olnud selles kohas, kus ongi raske ja kus ei olegi seda julgust, aga ma kuidagi võtsin ka selle julguse kokku läbi selle, et ma lihtsalt teadsin, et see, mida ma teen, see on nii õige, et see tuleb nii õigest kohast ja see, kuidas see inimeste nii-öelda vastus sellele oli lihtsalt uskumatu, et sa saadki nii kinnituse selles kõiges, et jah, see kuidagi nii lai mõte ja nagu selles mõttes, et siin ei olegi õiget ega valet. Et iga inimene leiab selle julguse täiesti erinevast kohast. Mina isegi vahel tegin selliseid asju, et ma vaatasin iseendale peeglisse ja rääkisin iseendaga ja ütlesin, et sa oled üliäge inimene ja sa julged, väga palju asju julged teha. Ja siis kuidagi need asjad nagu aitavadki niimoodi väikest viisi ja ühel hetkel sa jõuadki sinna, et sa lähed lavale ja siis sul ei ole seda nii-öelda kartust seal laval olla. Ma nopin siit nagu nii palju erinevaid asju, mis mul resoneeruvad ka mingitest nõustamissituatsioonides. Et üks asi, mis sa just nimetasid, siuke enesesõbralikkuseks, et kas või võta 1 minut ja kiida ennast ja vaata, mis juhtub. Et see sõbralik pilk, aga samas ka see kirjutamine kui siuke
perspektiivi laiendamine, et kui me olemegi seal oma peas nende mõtetega, et siis need lähevad hästi kiiresti või siukseks nagu spiraaliks, mis üks mõte teiseni hästi kiiresti, tavaliselt need ei ole positiivsed, eks, et kui me oleme siukses kuidagi enesetunne on kehv või et meil ei ole ka nendest kellegi rääkida, et see kirjutamine annab natuke võimalust vaadata neid kõrvalt. Ja ka see, et mõnikord see ärevus on seal ja see on täiesti okei. See ärevus ei tapa sind ära, ta on seal. Ja see neid asju saab ka teha koos ärevusega või et see aksepteerimine, et see on midagi hirmsat, aga vaatab, mis siis saab. Ma olen vahel, kuna hästi paljud noored on mulle kirjutanud ka selle julguse teema puhul, siis ma olengi vahel nagu kirjutanud neile vastu, et okei, et kõik need peeglisse vaatasime need endaga rääkimised ja ma olen ka öelnud, et kuna ju tundides peavad ka õpilased ju esitlema päris palju mingi PowerPoint asju on ju, mis iganes tundides. Siis ma olengi nagu öelnud, et okei, et kui sa üksinda ei julge, äkki õpetaja lubab sul võtta oma sõbra sinna nagu ette kaasa. Et ma olen kuidagi julgustanud läbi ka selle, et tõesti, ma saan aru, mõned inimesed ei julgegi ja see on täiesti okei. Siis ma olengi kuidagi võib-olla jõudnud selline, et okei, aga äkki sa saad mingi kambaga sinna minna ja järgmine kord proovid üksinda. Et kuidagi, et võib-olla ka see tunne, et võib-olla keegi on su seal kõrval, et see nagu abistab natukene esimene kord on ju ja teine kord proovid juba üksinda. Et ja kindlasti oleneb ka sellest, et ma julgustan ka tervet, õpilased, kes siis koolis on ju, et ma julgustan ka tervel klassil siis nii-öelda julgustada seda, kes sinna nii-öelda klassi ette läheb. Sest mul on siuke tunne, et see kohati jääb ka võib-olla puudulikuks just sellel õpilas, kes päris seal ees on ja tegelikult ta tunnebki seda pinget ja seda, et ma tegelikult ei julge siin olla ja ma ei julge rääkida ega mitte midagi. Et siis ma julgustaks just nagu ka klassil, et nad julgustaksid seda inimest, et ma ei tea, aplodeerige või kuidagi öelge, et ma ei tea, sul läheb hästi ja pärast seda, kui ta lõpetab selle asja, et siis ka nagu tooge seda emotsiooni, et tegelikult see aitab nii palju. See emotsioon teistes, sest mul on siuke tunne, et me elame ühiskonnas, kus me tihtipeale ikkagi võrdleme üksteist teistega ja me tihtipeale ikkagi me oleme kinni kuskil kohas, et me ei julge, sest me kardame, et võib-olla teised inimesed vaatavad meid imelikult või kui ma ütlen mingi vale sõna, siis vaata, või siis ma ei tea, narritakse või mis iganes, vaata. Et me elame siukses ühiskonnas, kus on see, et kui see kartus on lihtsalt võimalik tekkima. Et lihtsalt, et seda julgust nagu juurde saada, siis me peame nagu terve kambaga aitama. Ja see, et ühelt poolt on nii inimlik, et asjad hirmutavad ja eriti asjad, mida me ei ole varem teinud või teeme neid kuidagi, paneme endale ka võib-olla ootusid sinna, et see hirm eksimise ees, eks, et mis nüüd saab, et aga jah, et see päris lähedal sükksele hea tehnikale ja tegelikult täpselt see kambaga tegemine või ka see, et alustada nendest väiksematest sammudest, et kui see klassi ees või ma ei tea, suure publiku ees esinemine on hirmus, siis kas või perekonnale, sõpradega, kui see on see, mis sa soovid või tahad teha. Et need on jah, siuksed head nipid, et sul on kõik siuksest, kohe on hea nagu napsata sinu kogemusest ja panna sinna mingi teooria, et jah, see tõesti, täitsa nii ongi. Okei, aga no eks ma arvan, et võib-olla siuksel inimesed, kes avalikult loovusega tegelevalt ja võib-olla ongi panevad neid töid või luuletusi või muusikat või kunsti kuskile ka niimoodi avalikkusele näha, et siin tihtipeale käib kaasas ka siuke kriitika, et tee, mis sa teed, et aga see kriitika on seal olemas ja ma arvan, et sinu puhul on seda neid kuidagi on päris palju ka tulnud neid küsimusi või küsimärke sellel ajal, kui sa oled olnud väga noor ja tegelikult ei pea teadma kõikidel vastust, et ei tea on ka piisav vastuseks. Et mis sind on aidanud kriitikaga toime tulemisel? No ma ütleks jälle, et taaskord perekond ja kõige olulisemad inimesed on need, kes kuidagi toovad sind sellest mingist august või sellest kriitika lainest nagu ära, või et sa ei keskenduks nagu sellele. Et muidugi on minu elus on perioode, kus ma olen lugenud neid kommentaare, kus ma olen
nojah, avastanudki seda nagu kriitikat minu suunas ja noh, tegelikult muidugi oleneb, kas on konstruktiivne kriitika või mitte, et kui ei ole konstruktiivne kriitika ja ongi pigem selline nagu noh, kuskilt emotsiooni pealt ütlemine, et siis ma kuidagi noh, olen ka nooremana saanud päris palju haiget sellest, et sa ei oskagi nagu selle ju selle emotsiooniga kuidagi tegeleda, et kui sa oledki nagu esimest korda avalikkuse ees, siis sa vaatad mingit artiklit endast ja siis sa näed neid kommentaare ja need ei ole väga nagu positiivsed, siis ega sul ei teki sellest, et vau, mul on nii äge nagu elu, mis asja. Et muidugi sul tekib väga palju kahtlusi, et kas ma siis tõesti nagu, et kuidas ma saan niimoodi teha, et inimestele see meeldib. Aga tegelikult noh, reaalsus ongi see, mida ma nagu õppinud ka selle nii-öelda avalikkuse ees olemisega, et see on paratamatus, et sellega tuleb kuidagi niimoodi tegeleda enda sees, et see, noh, ma olen nagu teinud enda jaoks sellise joonistuse, et sul on nagu väline ring ja sul on sisemine ring ja väline ring on see, mida sina ei saa kontrollida, mitte kunagi. Mitte kunagi sa ei saa kontrollida, kõik, mis tuleb väljaspoolt, mis tegelikult ei ole sinuga seotud, sest et see, et ta ütles sulle midagi halvasti, siis tegelikult see on temaga seotud peamiselt, sest et see on tema mingid emotsioonid, võib-olla ta ei ole piisavalt õnnelikus kohas, mis iganes, me kunagi ei tea. Aga see on see väline ring, mida mina ei kontrolli ja see on sisemine ring, mida mina teen, mida mina saan kontrollida, kõik minu ütlemised. Ehk siis ma olen aru saanud, et nendele asjadele või nendele välisele ringile ma ei pea tegelikult nagu keskenduma või kuidagi vastama midagi. Nad ei ole need inimesed minu elus, kes nüüd täielikult seda tervet elu kuidagi mudivad või kuidagi on hästi suur osa sellest. Et ma pean keskenduma oma sisemisele ringile. Et see, kuidas ma käitun ja kuidas ma olen selles ja ma olengi aru saanud, et noh, mingid asjad, mida ma teen, ongi näiteks see, et ma ei loe kommentaare enam. Kui ma satun lugema, siis ma püüan võtta seda kõike nagu humoriga või mingi naljaga. Siis ma siiski, kui ma tunnen, et midagi ikkagi nagu keegi ütles midagi nagu väga valusasti, siis ma räägin iseendaga. Ma hästi palju, mulle meeldib iseendaga nagu dialoogi pidada ja see ei ole imelik, ma lihtsalt ütlen nagu kuulajad, et see ei ole imelik. Et see võib tunduda, kes ei ole seda proovinud, võib tunduda imelik, aga tegelikult kui palju see nagu toob mingit uusi mõtteid ja värskust ja arusaamist tegelikult, mis on sinu kanda ja mis ei ole. Et siis ma kuidagi olen leidnud, et see aitab mind väga palju ja muidugi perekonna või siis noh, minu kaaslasega rääkimine, et aitab ka. Et noh, ma ütlen, et see avalikus elu tegelas on ikkagi, see on paratamatus, see käib asjaga kaasas ja tuleb kuidagi see osa nii-öelda siis kustutada mingil määr nii ära või häälestada ennast nagu täiesti teiseks asjaks. Et sul on oma teekond, mida sa teed, sul on oma asi, mida sa teed, sa armastad seda teha. Et see, et talle see ei meeldi, see ei käi siin, see nagu tegelikult ei mõjuta sind. Jällegi nii palju häid nagu nippe või kuulajad on mega palju häid kodutöid. Et hea, et see episood tuleb iga kuu aja tagant, siis on vahepeal. Et täpselt see kontrolliring või mis sa nimetasid, et super. Ja ka tore on kuulda seda, et need lähedased on seal ringis ka olemas või kes toetavad ja kellega saab jagada. Ja ka see, et mõnikord ka tõesti rääkida iseendaga ja lasta olla kurb, kui ka see on see situatsioon, mis on täiesti okei ja arusaadav, et need asjad teevad haiget. Ja tegelikult on okei lasta ka tegelikult nagu tunda nendele asjadele, et kui sa tahad nutta, siis on okei, et sa nutad, et nagu lasedki sellel emotsioonil nagu lasedki selle emotsiooni valla, et see on ka ikkagi emotsioon, mida peab tundma, mitte enda sees nagu maha suruda neid või kinni hoida, et see ei ole minu arust kindlasti see nii-öelda vastus nendele kõikidele nagu küsimustele, et ma arvan, et ongi see, et tulebki vahel ka nutta ja siis see vabastab nii palju nagu selles mõttes nii palju seesmiselt, et sa saadki aru, et
väga hea, nüüd on nagu palju parem tunne, et jah, see on ka üks viis minu arust. Jah, see aktsepteerimine, et vaimne tervis ei tähenda ju ainult seda, et me oleme kogu aeg õnnelikud, kogu aeg on kuidagi hea olla, et vaimne tervis tähendab ka seda, et ma tunnen viha ja kurbust ja muid asju, aga siis ma oskan nende emotsioonidega midagi peale hakata. Just. Ja kui sul ei ole kuulaja kellega nagu rääkida, siis kindlasti ma saan aru, et peaasi nagu kõik selles mõttes saab sinna oma sõnumit saata ja võib-olla isegi nagu päriselt rääkida. Ja tegelikult siin Eestis on nii palju võimalusi, kellega, kus rääkida, on nii palju terapeute, nii palju psühholooge ja nagu selles mõttes, et kindlasti, või kui sul isegi koolis mingi õpetaja, kellele saad rääkida, et rääkima peab. Ma nagu olen aru saanud sellest, et ma olen ise olnud selles kohas, kus sa oledki üksinda enda kodus ruumis ja ei julgegi rääkida ja nii-öelda oma seesmiselt siis tegeled selle protsessiga. Ja vaata, asi võib ikkagi selles mõttes ka kohati jõuda selleni, et sa teed endale vaimselt või füüsiliselt haiget ja see on asi, mida mitte kellegile ma ei soovi, et sinna kohta jõuaksite, nii et palun rääkige, sest et kommunikatsioon on kõige alus ja kindlasti sa jõuad ise endas nagu palju nagu selgusele nende asjadega. Ja täpselt, et tee, mis sa teed, aga me oleme sotsiaalsed loomad, et see, et endast aru saamine on nii palju lihtsam, kui need asjad kõva häälega kellelegi teisele usaldusväärsele, turvalisele isikule läbi rääkida. Aga kui palju muusika niimoodi ringkondades üldse räägitakse vaimsest tervisest? Räägitakse küll, nagu ma tunnen, et nagu üha rohkem räägitakse ja üldse nagu siin loomemaailmas, et ma kuidagi olen aru saanud, et mingid generatsioonid, mis on nagu peale tulnud, siis nagu üha rohkem on seda teadlikkust sellest teemast ja tegelikult ka nagu rohkem käsitletakse seda ka nagu muusikas. Et ma kuidagi ise tunnen ka, et need inimesed näiteks, kes albumil mul on kaasautorid ja kirjutajad, et need inimesed on ka ise nii kuidagi õiges kohas iseendaga või ma kuidagi ise tundsin ka, et ma olen nagu nendega nii kuidagi mingi sünk tekib inimestega, et sa saadki aru, et sa oled selles protsessis äge, davai. Et vaata, kui sa saad inimestega nii rääkida, siis tegelikult on nagu ülitore, et see ei ole lihtsalt siuke small talk ja midagi, vaid sa saad päriselt rääkida mingi, et sul on praegu siuke periood, ülikift, davai, või sul on praegu siuke pigem nagu kurvem periood, see on ka okei. Ja me saame nagu vahetada neid mõtteid, et ma arvan, et see ongi kõige olulisem, eriti nagu minu puhul siis selles muusikamaailmas, et me kõik toetame üksteist. Nimelt täiesti puhtast uudishimust. No mitte teised olid ka täiesti puhtast uudishimust, aga kuidagi mingi asi, mis mind on alati kuidagi huvitanud, on ka see, et kuidas see koostöö üldse nagu loomevaldkonnas või loomeprotsessina välja näeb, sest see tundub mulle, et looming on mõnikord midagi nii privaatset ja midagi ja nüüd lasta sinna teine inimene ja veel oma tunnete ja mõtetega täpselt, mis ütlesid see koht, kus nad on, kui ma oleks kärbes seinal ja ma näen, et sa teed kellega koos, mida ma näeksin? Ma nüüd mõtlen kõik need sessioonid läbi. Tegelikult on see, et ma olen, üks asi on see, et ma olen ise õppinud olema hästi avatud inimene, just nagu vaimse tervise ja kõikide nagu nende mõtete ja tunnete osas. Ja lihtsalt tegelikult kuidas need sessioonid välja näevad, ongi see, et me lihtsalt nagu jagame, mis elus toimub. Ja me ei pea minema, see ei ole nagu must be, et sa lähed täielikult nagu kuskile sügavuti, aga see ei ole ka nagu pinnapealne, vaid me jõuame kuskil ikkagi nagu, see on nagu vaata siis sibulakoore, vaata enda koorte maha võtme, et me jõuame kuskile ikkagi nagu kuskile tuumani, kus mõlemad saame aru, et sa oled ka seda kogenud, okei, ma ka. Et me võiks nüüd koos mõelda läbi selle, et mis see kogemus on mõlemal ja panna see nagu mõte kokku. Et ega tegelikult kunagi ei tea, mis sellest laulust tuleb, see on alati spontaanne. Mulle meeldib, et asi peab olema siuke spontaanne ja flow, et sa ei suru mitte midagi, sest et lõpuks, kui sa surud midagi, siis see kõlab ka täpselt, et sa oled seda surunud. Aga näiteks nende albumi
koos kirjutamiste puhul oligi lihtsalt see, et sa istud nende inimestega seal ruumis ja tavaliselt mul ongi mingi story, mida ma räägin, et tead, mul juhtus selline asi või näiteks see laul võiks rääkida sellest armastuse vormist. Ja siis me nagu hakkamegi sealt nagu harutama neid nagu seda lõnga. Et okei, et mis veel on selles nagu oluline, mis need teemad on, mis selles nagu olulised on, mis see minus näiteks tekitab või kas näiteks sellel kaaskirjutajal või autoril on ka oma mingeid mõtteid või nagu kogemusi. Ja siis me hakkame neid nagu kuidagi ühendama. Et see on päris põnev, ma ei ole nagu lõpuni niimoodi, vaata, et see on nii põnev, et sa nagu küsid seda, sest vaata, kui me oleme seal nagu stuudios, siis sa kuidagi ei mõtle selle peale, et minna see protsess välja näed siis. Et see ongi alati nii spontaanne, aga ma tunnen, et see on hästi paljugi sellist, et see, mis siin stuudios on, mida me räägime, teeme, see jääb siia stuudiosse. Et see on nagu, we trust the process, me usaldame üksteist ja me lihtsalt läheme sellega nagu teele. Et see on kuidagi, ma arvan, see on selle mingi õhkkonna loomine, et sa oled selles ühes ruumis, kõik aksepteerivad, mis siit tuleb, mis story'd sa endast jagad ja siis me hakkame kirjutama. Kõlab väga huvitavalt, väga kiht ja just see, et hästi palju sükest tunnete jagamist ja sükest natuke nagu teraapias ka või sükest nõustamistel ka, et see süke õhkkond peab olema õigeks, et ei saa, et kuskilt mõeldi tühja koha pealt, et nii, ütle mulle nüüd, mis suga lapsepõlves juhtus ja hakkame laulu kirjutama, et põnev. Ei, no see on nagu sellest, see on nagu väga tegelikult äge protsess, ma arvan, et selles ma ütlen ausalt, ma 2 aastat tegin seda albumit, me kirjutasime 30 demo ja 11 sai sellest nagu plaadile, et siis tegelikult nagu seal tekib ka see, et sa saad ka aru, kellega sul võib-olla ei süngigi ja kellega sa võib-olla ei jõuagi nendele layeriteni nii lähedale või nagu, et kes pole võib-olla see inimene, kellega sa pead kirjutama, see on täiesti okei. Et me ei pea maailmas kõigiga suutma nagu koostööd teha. Et nad on ikka väga ägedad inimesed, aga lihtsalt ongi see, et võib-olla, ma räägin, kui me nii-öelda teekonnad ongi erinevad, siis sa saadki aru, et okei, et ta võib-olla ei ole veel seal kohas, kus mina olen ja see on väga okei, aga et siis me ei näe ka mingeid asju väga sarnaselt ja sellepärast need 11 laulu lihtsalt nende kõikide inimestega mul kuidagi sünkis niimoodi, et vau, okei, et sa justkui inspireerid mõlemat pidi, et sina inspireerud sellest inimesest ja see inimene saab inspireeritud siis sinust ja sellest loost, mida sa sinna nagu tood. Et see ongi natuke nagu teraapiline nagu sessioon. See on nagu ülitore. Et see ongi vööst nagu oleksid kuskil terapeudi juures, psühholoogi juures ja siis teedki selle asja lihtsalt nagu muusikaks. See on väga julgustav, et sa ütlesid välja ka, eks, et tegelikult see oli 30 nagu 11, et mulle kõlab, et see loovuse puhul ka võib-olla inimesed kipuvad või ma ka ise mõnikord ootama võib-olla seda, et see on nagu mingi täiuslik lõpptulemus, aga kui palju peab katsetama, kui palju peab eksima. Muidugi. Ja olema valmis eksima ja kui huvitavam, kui need 2 teadmistükki, mis võib-olla üks on sul olemas ja teine on võib-olla hoopis teisel inimesel saavad kokku ja sellest sünnibki loovus, eks, et natuke on siuke nagu kombineerimine erinevate mõtete ja seoste. Ja nagu näiteks mul just tuli ühe laulu protsess nii väga meelde, et mille ma kirjutasin ise. See on siis kõige viimane album laul Kõigest üks rändur ja mul oli hästi suur soov teha Erki Pärnojaga muusikat. Ja ma saatsin talle mingid igasuguseid erinevaid ideid ja siis ma sain ise ka lõpuks aru, et mida ma nagu lahmin, et nagu need ei ole need emotsioonid, et ma lihtsalt nagu need olid nagu täpselt sellised, et okei, ma läksin nüüd korra klaveri taha, mõtlesin mingi ühe kiire idee ja siis ma saatsin vaata, et siuke kiirustades tegemine. Ja siis ta ei vastanud ka, siis ma sai aru, et okei, et võib-olla siis ei ole vaja nagu punnitada seda asja. Ja siis üks õhtu mul oli selline päev, et ma ei tea, midagi mind nagu emotsionaalselt kuidagi mõjutas, aga nagu pigem nagu heas mõttes. Ja ma olin kodus ja ma lihtsalt nutsin ja kirjutasin ja hakkasin kirjutama. Ja ma kirjutasin, see on mu endal üks lemmiklauludest sellest albumist. Ma kirjutasin nagu nii hea laulu ja siis ma sain aru, et see on see, mida Erkile saata ja siis saatsin Erkile ja siis oli
täitsa, et siis oligi mingi oh my god, mul on kõik maailma ideed sulle. Et noh, et vahel see nii-öelda, see päris asi tuleb ka sinuni. Mingites täiesti suvalistes hetkedes, et kui sa ei suru, ei pinguta mingit soovi enda sees, vaid ta lihtsalt tuleb, sest et kuidagi see elu sinu ümber väga palju liigutab neid nii-öelda mingeid mõtteid ja tundeid. Ja see oli kõige ägedam nagu tegemine üldse ja üldse nagu Erkiga koos, sest et ta on ise ka hästi siuke tundeline inimene ja väga spirituaalne ja väga siuke vaimsele tervisele mõtlev inimene. Et ma tunnen, et ma need inimesed enda elus, kellega ma siis koostööd olen teinud, ongi tegelikult need samad, kes olen mina, eks mingil määral nagu peegel. Et me peegeldame üksteisele seda, kes me oleme. Ja siis mul ei ole ka kunagi tekkinud seda, et ma ei julge midagi rääkida sulle endast. Et see on kuidagi, et sa oled kindlasti samu asju tundnud või sa tunned sama ja siis sa peegeldadki inimesega ja see sessioon on lihtsalt nii mõnus. Sa saad aru, et me kõik oleme inimesed, me kõik käime seda protsessi läbi, see ongi teekond ja me peame lihtsalt üksteisel olemas olema. Mul oleks olnud sulle küsimus, et millist laulu võiks siis minna kõige esimesena kuulama, aga vist siit sai juba vastuse, et see protsess, et teada seda tagatuba või mis seal toimus, on nii põnev, et ma olen kindlasti kuulan selle uuesti uue pilguga üle ja ka kuidagi see, et just see kuidagi minna laskmine või ka see, et teha midagi siis vahepeal midagi teistmoodi või midagi muud. Et kui see viis või olemise viis sul ikkagi tegelikult ei tundu, et see läheb ja sa tunned ise ära, et siis ka ongi kas või minna välja või vahetada keskkonda või teha midagi teistmoodi. Aga me vaikselt hakkame lõpule jõudma, üldse ei tahaks sult küsida veel must miljon küsimust, aga ma hoian need tagasi. Mõtlesin võib-olla siia niimoodi lõpupoole ka seda, et kas on midagi, mida võib-olla tahad, et inimesed tahaksid su kohta teada või et sa ise tahaksid võib-olla, et nad teaksid rohkem su kohta, aga võib-olla ma ei ole osanud küsida või keegi teine ei ole osanud veel niimoodi küsida. Oi, kui äge küsimus. Mul ei kunagi sellist küsimust küsinud, nii et ma ei teagi, ma tunnen, et ma olen hästi, nüüd mida vanemaks ma olen saanud, ma olen hästi läbipaistev inimene. Et ma tegelikult nagu räägin ja avan endast päris palju. Et muidugi on see, et ma arvan, et inimesed väga ei tea minu minevikku. Ja on asju, millest ma kindlasti ei tahakski rääkida, sest need võivadki sinna minevikku jääda. Aga ma võin nii palju öelda, et ma tajun ja tunnetan väga neid kuulajaid, kes võib-olla ei olegi, ma räägin ise ennast leidnud. Ma olen olnud väga tihti nendes hetkedes ja kohas ja eriti nooremana. Ehk kui sa kuulad, siis ma tegelikult mõistan igat kuulajat, sest et ma olen olnud väga raskes ka nagu suitsiidsete mõtete koha juures, kui ma noorem olin. See ei ole kindlasti koht, kuhu keegi peaks kunagi oma jalga astuma. Nii et ma täiega nii-öelda kuidagi tahaksin endale kuulajatele anda selle hoo, et nad tegeleks endaga või räägiks, et see maailm ei muutuks nii mustaks või nii kurvaks. Sest et ma olen seal kunagi olnud ja ma tean, et see ei ole olnud kõige parem aeg minu elus. See on kindlasti aeg, mille üle ma mingil määral olen ka tänulik, sest et see on mind nagu vorminud inimesed, kes ma olen praegu nüüd, kui ma olen teadlikum ja ma mõistan, mis emotsioonid on. Et ma lihtsalt ma olen nii palju kuulnud igalt poolt ja mul hästi paljud inimesed kirjutavad ka eriti noored. Et kui kellelgi ongi suitsiidsed mõtted või kellelgi ongi väga raske. Ja siis ma alati kuidagi püüan ka aidata nii palju kui võimalik.
et tore on see, et ma olen saanud hästi palju nagu siin mõtteid niimoodi mõnedelt kuulajatelt, et minu muusika, eriti see uus album on hästi palju aidanud mõningaid inimesi. Et muidugi siis ma ütleks, et äkki võib-olla kui see aitab, siis kuulake seda uut albumit, sest kuna ma olen hästi ka nüüd musikaalselt jõudnud sinna kohta, et see sõnum, mida ma toodan, on see, et kõik tunneks ennast armastatuna ja kõigil oleks enda elus hästi ja nad leiaksid iseennast. Et siis see on ka see sõnum, mida ma tahaks, et iga inimene nagu tunneks enda sees. Et jah, ma arvan, et see on mingi see nii-öelda see noorem inger, see mineviku inger on see, mida ma olen nii palju avaldanud. Aga ma olen nagu tänulik, et ma olen nüüd siin ja nagu saan võib-olla olla siis nagu väikest viisi kuidagi puudutaja või rääkija või inspireerida nagu neid nooremaid, kes võib-olla otsivad veel iseennast. Ja nii olulised mõtted ja just see, et tõesti, et see abi on olemas, et isegi kui tundub, et praegu justkui ei ole kellegi rääkida, et ma väga julgustan vaatama peaasi.ee lehte ja seal on ka e-nõustamise võimalus ja veebidel nõustamise võimalus, kus võtavadki vastu psühholoogid, kellega saab siis rääkida ja loomulikult on seal ka see, et saab valida, et kellega natuke rääkida, et kui esimese inimesega päris ei klapi, et siis on täiesti okei, et ei ole midagi valesti. Aga niisugune viimane, niisugune hästi kiire küsimus, loodan. Mis on kõige tobedam vaimse tervise nipp, mis sinu jaoks toimib? No ma ütlekski, et see nagu läbi peegli iseendaga rääkimine. No see vahel tundubki nagu reaalselt mul on vahel niimoodi, et näiteks mu kaaslane tuleb koju ja siis ma istun seal peegli ees. Ja muidugi esmane asi, kui inimene ei tea mingit nagu backstory't, siis tal ongi see, et mingi, mida sa teed? Aga nagu ma ütlen ausalt, et minu puhul see toimib. Ma nagu tunnen, et iseendaga nagu rääkima, iseendal nagu silma sisse vaatamine, see nagu peegeldab nii, ma räägin, peegeldab nii tore, et nagu, et see kõik nagu tuleb sulle nagu tagasi, sa saad aru mingitest asjadest, kui sa räägid need nagu välja. Ja vahel ma sõidan autoga, ma räägin ka iseendaga, või ma loon mingid nagu suhtlus, mingi conversation'id kuskil peas. Ja see on nii vabastav, ma näiteks, kui ma sõidan autoga, ma ei kuula muusikat. Ma ei kuula, ma ei viitsi, ma niikuinii kuulen kogu aeg muusikat, aga lihtsalt kui ma autoga sõidan, mida ma teen suhteliselt tihti, siis ma nagu tunnen, et mulle nii väga meeldib see vaikus. Ja siis mul tekivad need mõtted ja mulle meeldib väga neid mõtteid tuua nagu esile ja lihtsalt rääkida nagu iseendaga. Et rääkige iseendaga, vaata, mis juhtub või nagu rääkige läbi peegli, et see tundub võib-olla kohati tobe, aga see võib aidata väga palju tegelikult. Ja, miks mitte? Miks mitte? Proovige, kui see teistmoodi teada ei saa, et see vaimne tervis on ka loovtegevus tegelikult natuke, et mitte natuke, vaid ongi. Päris palju. Ja kui see peeglis, ma siis võib-olla ainult selle nagu korratas, räägi siis häid asju, proovi märgata neid asjad, mitte, et ja Ingeri kõikidele lähedastele ja kaaslastele ka, et ärges ära emata. Okei, aga tõmbame siinkohal otsad kokku. Suur aitäh sulle, et sa olid nii avatud, nii siiras ja kuidagi tõid tähelepanu nendele asjadele, mis on tegelikult kõige olulisemad. No, aitäh kutsumast. Mul on nii hea meel, et tegelikult kuidagi tunnen, et see vaimne tervis on hästi oluline roll igas mõttes, et iga inimese elus ja tegelikult tuleb nagu seda tähele panna ja ka seda teadlikkust võib-olla kasvatada. Jah. Ja ma arvan, kuulajatel on ka nüüd kodutöid, nippe on meeletult. Nippe on meeletult. Jah, kiitmispausid, kontrolliringid, perspektiivi muutmine,
mis veel oli niimoodi väikeste sammudega ärevuse vastu töötamine, et või ka aktsepteerimine lihtsalt, et nüüd igaüks saab katsetada, mis tema jaoks sobib. Aga aitäh sulle ja järgmise episoodini. Aitäh.